Tere, head Eesti Rahvusringhäälingu vaatajad. Hea meel on teid tervitada siit Eesti Estonia kontserdisaalis, kus algab kohe kontsertaktus Rahva Vabadus. 30 aastat tagasi, 11. märtsil kogunes siin esimest korda kodanike valitud kogu Eesti kongress. Seda on võrreldud ka kodanike parlamendiga, mis andis tugeva mõju Eesti taasiseseisvumisele. Eesti Rahvusringhäälingu portaal toob teieni täismahus piduliku kontsertaktuse.
Ma vaatan kõigi nende inimeste ja asjade peale ja ma unustan ennast vaatama. Loodus on huvitav asi. Talle nagu ei läheks üldse korda see, mida meie temast arvame. Kui vihma sajab, sajab ta kõigi peale. Sajab kurja inimese peale ja hea inimese peale, anderikka inimese peale ja teistsuguse inimese peale. Päike paistab kõigi inimeste peale, pimedate ja nägijate peale. Ja meie mõtted ei loe midagi, kui välku lööb. Ei loe välgule. Ma vaatan kõigi nende inimeste ja asjade peale ja mulle näib, et see kõik on nii puhas ja süütu, et tundub, nagu oleks see lapsepõlves. See kõik on juba nagu olnud. Muidugi praegu ei ole minu lapsepõlv, aga kellelegi on see lapsepõlv. Keegi on praegu laps. Mina olen Eestis esimest korda. Ma olen siin oma sündimise aastast. Igal hommikul avan silmad ja ma võin öelda, milline imeline maa.
Kõneleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Palun. Loen palvuse alguses psalmist 33, salmid 16–19. See on kirjakoht, mida tollane pühavaimu koguduse õpetaja Jaan Kiivit kord samal puhul kasutas. Ei kuningas saa võitu suure sõjaväega, ei pääse kangelane suure rammu abil. Petlik on sõjaratsule rajatud võidulootus, ta suur jõud ei päästa. Vaata, issanda silm on nende peal, kes teda kardavad ja tema heldust ootavad, et tema tõmbaks nende hinge välja surmast ja hoiaks neid elus. Ma tänan selle austava ülesande eest pidada Eesti Kongressi 30. aastapäevale pühendatud kontsertaktusel palvus. Sellega austame ja hoiame elus traditsioone, sest kõik Eesti Kongressi istungjärgud, mida oli kokku 10, algasid ja lõppesid palvusega. See teatepulk anti ka üle Põhiseaduse Assambleele ning sealt edasi esimesele iseseisvuse järel valitud arvult 7. Riigikogu koosseisule. Eesti Vabariigi taastatud iseseisvus rajati kristliku vaimsuse vundamendile. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulike panus kodanike komiteede ja Eesti Kongressi töösse oli kaalukas ja väärib täna 30 aastat hiljem märkimist ja esiletõstmist. 24. veebruarist kuni 1. märtsini 1990 toimunud valimistel valiti Eesti Kongressi koosseisu 24 ELK vaimulikku, teiste hulgas hilisem peapiiskop Andres Põder, lisaks luterlastest vaimulikele veel teiste konfessioonide vaimulikud. ELK panus kodanike komiteede ja Eesti Kongressi töösse ja Eesti iseseisvuse taastamisse oli kaalukas ning tol ajal kõigile väga nähtav. Eriti hästi ilmnes see koguduste tasandil ja ajaloolistes kihelkonnakeskustes, kus kohalike vaimulike eestvõttel taastati ja õnnistati järjepanu vabadussõja mälestussambaid ning peeti küüditamise aastapäevadel ja teistel rahvuslikel tähtpäevadel mälestustalitusi ja kõnekoosolekuid. Unustada ei tohi fakti, et tuhanded eestlased said oma sünnijärgset Eesti Vabariigi kodakondsust tõestada kirikute personaalraamatute kannete põhjal välja antud tõendite alusel. Just see oli 3 aastakümne eest minu isiklik panus, kui ma gümnasistina suvevaheajal Keila kiriku käärkambris töötades andsin isiklikult välja 1000 trükimasinal toksitud, allkirja ja pitsati jäljendiga varustatud tõendit selle kohta, et üks või teine konkreetne inimene oli just selles kirikus ristitud ja kui ta on seal ristitud, siis ta on ka sündinud Eesti Vabariigis. Kiriku panus konkreetselt ka Eesti Kongressi õnnestumisse oli 30 aasta eest isegi käega katsutav. ELK konsistooriumi arhiivis on Tunne Kelami tänukiri 1990. aasta sügisest, milles Eesti komitee esimees tänab ELK konsistooriumit helde annetuse eest. Kiriku poolt annetatud 100 000 rubla eest soetati personaalarvuti ja paljundusmasin. Tunne Kelam lisab täiendavalt abi paludes, tsitaat, riiklike ettevõtete juhtkonnad on viimasel ajal ilmutanud passiivsust Eesti komitee toetamisel. Sellises olukorras oleks ELK panus Eesti Kongressi edukaks läbiviimiseks eriti hinnatav, tsitaadi lõpp. Miks ma selle näite toon? Sellepärast, et see näide illustreerib kujundlikult, millised olid need sõjariistad, mõeldes
kõne alguses viidatud pühakirja tekstile. Millised olid need sõjariistad, millega võideti ebaõiglus ja ülekohus ning taastati Eesti Vabariik? Sõnale, sealhulgas Jumala sõnale ja palvele pandi suur lootus. Ja see ei osutunud asjatuks ega tühiseks lootuseks. Eesti iseseisvus taastati. Nõnda ma palun, et me tõuseme palveks ka täna. Issand, meie vanemate Jumal, kasvata meie armastust isekeskis ning anna pikka ja kannatlikku meelt mõistmaks elu, minevikku, olevikku ja tulevikku. Anna meile tarkust järgmisteks sammudeks ning otsusteks riigi ja rahvana. Võta oma varju alla meie isamaa ja Eesti rahvas. Kingi tarkust kõigile neile, kes on rahva teenistuses ja meid juhivad. Õnnista ka Eesti Kongressi 30. aastapäeva tähistamist ja kõiki, kes siin koos on, aga ka neid, kes ei ole siia saanud tulla. Palume sinu rahu kõigile, keda sina oled kutsunud igavikku. Mõtleme neile hetkeks vaikses palves. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Võime istuda.
kõneleb Eesti komitee esimees aastatel 1990 kuni 1992 Tunne Kelam. Alates 24. veebruarist 1989 asus Eesti Vabariigi kodanikkond erakorralisele rännakule, märgina unelm saada sulastest taas peremeesteks. 557 163 Eesti Vabariigi kodanikku hääletas Eesti Kongressi valimistel, lisaks 34 345 kodakondsuse taotlejat. Võime nentida, et siin kokku tulnud rahvaesindus omab voli, mida ühelgi teisel praeguse Eesti organil ei ole. Kõige täpsem ja kõige õnnestunum konjunktuursus on olnud see, et minna järjepidevalt üht kindlat ära proovitud seaduslikku teed. See on ka Eesti Kongressi sõnum nii Nõukogude Liidu rahvastele kui ülejäänud maailmale. Siin selles ajaloolises saalis me kohtume siin nende oma esivanemate vaimuga, kes siin 17. ja 20. aastal kokku tulid ja Eesti rahva vabariigi asutasid. Meie vastutus ja kohus on see, et tõde maast, Eesti maast, meie hulgast võiks võrsuda ja vilja kanda. Tänasega algas meie vaba tuleviku esimene päev. Siia saali kogunenute õigus ja vastutus on anda sellele tulevikule parim ja õiglaseim sisu. Nii, kõne on peetud, võib vist lõpetada või? Head sõbrad, kes te olete siia kokku tulnud, lugupeetud peapiiskop, Riigikogu esimees, peaminister, välisminister, meist mitte kaugel on meie vabariigi esimene peaminister peale sõltumatuse taastamist Mart Laar, aga siin on järgmine peaminister Andres Tarand. Ja suur tänu meie muusikutele, noortele ja natuke vanematele. See on nii tähtis, et olete meiega ja kuulate. Aga kõigepealt on rõõm õnnitleda meie rahvast, kes aastail 1989 ja 1990 sooritas uskumatu kangelasteo, määratles end seadusliku 1918 välja kuulutatud Eesti Vabariigi kodanikena. Seda vaatamata, et kõigil olid punased passid ja Nõukogude kodakondsus. See enesemääratlus kujunes Eesti ajaloo suurimaks kodanikualgatuseks. Tänane sündmus on mõeldud eelkõige selleks, et teid kõiki, kes te siin istute, kes te oma kodudes olete ja seda sündmust televiisorites jälgite, selleks, et tunnustada teid ja tänada. Ka need teist, kes olid tollal alles lapsed, said oma vanemate kaudu vormistatud vaba Eesti kodanikena. Aga see ei sündinud endast mõistetavalt. Kui viimased veerand sajandit meie riigijuhtide kõnedes rõhutatakse, et Eesti riiklus taastati õigusliku järjepidevuse alusel, siis 30 aastat tagasi oli arusaam sellest järjepidevusest äärmiselt ähmane. Nõukogude propaganda oli loonud ettekujutuse Eesti Vabariigist kui kodanlikust mineviku igandist, mis olevat meie jaoks igasuguse tähenduse kaotanud. Tulevikku mõeldi ehitada üksnes Nõukogude okupatsiooni tekitatud pinnalt. Sellist tegelikkust raputas virgeks 1989 alanud Eesti Vabariigi kodanike komiteede liikumine. Selle liikumise suurim avastus oli, et Eesti õiguslikul järjekestvusel on ka tegelik kandja, kes kehastab Eesti Vabariiki lihas ja veres. Avastus, et need, kes olid
Eesti kodanikud okupatsiooni aastal 1940, samuti nende järglased, on õigusliku järjepidevuse alusel ikka veel Eesti kodanikud. Paul-Eerik Krummo kommenteeris seda hiljuti nii. Kui siis äkki käidi välja see idee, et riigi ja selle järjepidevuse kandja on kodanikkond, siis tajusin, et see on midagi rabavat, aga samas laitmatult loogiline. See oli vastus kriitilisele küsimusele, kes on õigustatud otsustama Eesti tuleviku üle. Kas okupatsiooniarmee samuti, nagu 50 aastat, kas mittekodanikud, kes olid okupatsiooni ajal siia tulnud, sellelt aluselt valiti ka viimane Ülemnõukogu. Sellest arusaamast kasvas välja vajadus teha kindlaks need kodanikud. Aga kuidas? 1989 vabariigi aastapäeval kuulutasid 3 rahvuslikku liikumist siinsamas Estonia kontserdisaalis välja Eesti kodanike komiteede liikumise. Eesmärk oli registreerida siis kodanikualgatuse vormis kõik olemasolevad Eesti Vabariigi kodanikud. See oli hullumeelne väljakutse, olles ilma rahata, riigivõimude vaenulik suhtumine, pääs massimeediasse võimatuks tehtud. Lisaks hirmutati inimesi, et nad panevad end kirja tegelikult uuele Siberi küüditamisrongile. Abjapaluja naine Pilve Kuum meenutas oma vabatahtliku töö algust nii. Ei julgenud algul välja öelda, et ma tegelikult ei söönda majast majja käia ja inimestelt küsida registreerimist. Ausõna, mu jalad värisesid, kui läksin. Aga kui esimesed majad olid läbi käidud ja igal pool lahket vastuvõttu leidsin, hakkas julgus kasvama. Hiljem sai Pilve Kuum võimaluse kasutada registreerimiseks oma asula kioskit. Meisterdas ise sinimustvalge sildi Eesti Vabariigi kodanike registreerimine. Kokku registreeris Pilve oma kaaslastega 5251 kodanikku. Jaan Ersto Valgast pani kirja üle 10 000 kodaniku. Täna on meie keskel Virumaalt pärit Uno Laur, kes registreeris ligi 20 000 kodanikku. Tänu sellistele vaiksetele sangaritele, kes tegutsesid meie rahumeelse uue vabadussõja rinnetel, võime täna siin koos olla. Erinevalt osalemisest öölaulupidudel tuli kodanike registreerimistel inimestel kinnitada oma allkirjaga, et nad peavad endid Eesti Vabariigi kodanikeks, mida tegelikkuses polnud olemas. See tähendas ju Nõukogude kodakondsuse reetmist ja riski. See tähendas aga ka isikliku ja avaliku vastutuse võtmist oma meelsuse ja tegude eest. Pilve Kuum kirjeldab oma kõige tähtsamad tähelepanekud nii. Jälgisin neid inimesi. Kui nad kioski juurest lahkusid, oli nende selg sirge. 1989 aasta osutus Eestis murranguliseks. See oli selja sirgeks ajamise aasta, hirmu ületamise aasta. Eesti rahva valdav enamus koondus täieliku rahvusliku sõltumatuse idee ümber. Ei mingit autonoomiat enam. Ja kui sügiseks 1989 oli end kirja pannud 200 000 inimest, siis tundsime äkki, meid on palju, meid on isegi enamus. Ja sai selgeks, et kõiki meid Siberi rongile küll enam ei mahuta. Küll aga mahume lahedasti iseseisvasse Eesti rahvusriiki. 1990. aasta alguseks oli end kirja pannud 790 000, koos lastega muidugi, seda ka välismaal, sest kodanike komiteede liikumine ühendas esmakordselt okupatsioonist lõhestatud ja laiali pillatud eestlaskonna. Tegelikult kujunes sellest liikumisest, võiks öelda, kõige jõulisem ja selgem rahvahääletus tõeliselt iseseisva 1918 välja kuulutatud Eesti riigi taastamise kasuks.
Veebruaris 1990 valisid end määratlenud kodanikud oma esinduskogu, Eesti Kongressi. Valimiste korraldamine oli teine suur saavutus, mille peakangelane on Arvi Altmäe, tookord Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor. Aga oluline oli see, et Eesti Kongressi valimistel osales 90% end registreerunuist, 557 163 kodanikku. See on meie ajaloo kõrgeim valimisaktiivsus vabades tingimustes. Kuid kõige olulisem on tõsiasi, et Eesti Kongress ei olnud üks liikumine paljude hulgast. Ta ühendas esmakordselt kõik Eesti liikumised. Kokku oli neid kongressis esindatud 31. Sellisena oli tal Eesti Vabariigi seaduslike kodanike mandaat otsustada Eesti riikluse ja kodakondsuse üle. Tegemist oli sisuliselt rahvuslik-demokraatliku alternatiiviga, ikka veel kehtivale Nõukogude süsteemile. Seda alternatiivi kardeti, sellega polnud harjutud, aga pidage meeles, et just alternatiivide loomise võime, nende pidev olemasolu on ehtsa demokraatia peamine tingimus. Visalt on püsinud suhtumine, nagu olnuks kodanike komiteed või Eesti Kongress rivaaliks olemasolevale Nõukogude võimule. Niisugune mõtteviis osutab pigem nõukogudeaegse ühe partei mentaliteedi jätkumisele. Omaaegsed süüdistused, nagu tahtnuks Eesti Kongress võimu haarata või Nõukogude liiti sisse trügida, kõlavad tänapäeval kentsakalt. Kodanike aktivistide jaoks oli asi inimestevahelisest rivaliteedist või võimuvõitlusest kosmiliselt kauge. Nende jaoks oli tegemist tohutult tõsisema valikuga, kas olla või mitte olla. Kas olla täieõiguslik rahvusriik või võtta uue iseseisvuse lähtekohaks Nõukogude okupatsioonipärand. Saabus otsustav august 1991. Iga koolinoor teab Ülo Nugise haamrilööki ja järgnevat aplausi. Otsus vabaks saada oli tehtud. Kuid vähesed teavad, mis oli selle otsuse taga. Et jõuda tänasesse Eesti Vabariiki, kus me oleme, oli vaja mõlemat esinduskogu ja nende vahelist rahvuslikku kokkulepet. Laialt on levitatud arvamust, et Eesti Kongress olevat iseseisvuse väljakuulutamist tegelikult takistanud ja viivitanud. Kõik olnud valmis, kuid Eesti Kongressi esindajad olnud Toompeal kogu otsustava päeva ametis tähe närimise ja jõuksekarva lõhki ajamisega, jahudes mingisugusest järjepidevusest. Teeme ära, nii tundus lihtsam, aga milliste tagajärgedega ja milliselt aluselt? Sellele andis vastuse üksnes Eesti Kongress. Kuid 20. augustil toimunu võttis kokku president Meri oma vabariigi 81. aastapäeva kõnes. Tsiteerin. Seepärast tuleb ikka ja jälle rõhutada, et Eesti Vabariik ei taastanud aastal 1991 oma iseseisvust mitte veneaegse süsteemi ümberkohandamise kaudu. See ei olnud mitte siltide vahetamine. Tahan rõhutada, et oleme taastanud oma riigi õigusliku järjepidevuse alusel. Selles mõttes oli Ülemnõukogu pragmaatiliseks hoovaks, kuid õiguslikuks pidepunktiks, alusmüüriks, millele see hoop toetus, olid Eesti kodanike komiteed. Nii ja mitte teisiti võitis Eesti rahvas oma iseseisvuse uuesti kätte. Tsitaadi lõpp. Valik 20. augustil, kas siltide vahetus, nõukogulikust süsteemist lähtumine või ehtne rahvuslik iseseisvus Eesti Vabariigi järjekestvuse alusel. Ja veel on tähtis teadvustada, kuidas toimus seadusliku riigivõimu taastamine tegelikkuses. See oli ju märtsis 1990 nii Ülemnõukogu kui Eesti Kongressi ühine eesmärk. Ülo Nugise haamer
kujutas seadusliku riigivõimu taastamise avalööki, sest 20. augusti kokkuleppe kõige olulisem praktiline lahendus oli ju Põhiseaduse Assamblee. Idee generaatorid ja silla ehitajad Marju Lauristin ja Liia Hänni. Liia Hänni on ilmekalt öelnud, et Põhiseaduse Assamblee oli Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi ühine beebi. See beebi kasvas jõudsalt ning tema töö tulemus oli seadusliku riigivõimu taastamine alles septembriks 1992 uue põhiseaduse alusel. Seepärast kordan taas, Eesti Vabariigi taastamise kangelased on kõik Eesti kodanikud. Teie otsustasite end kodanikena registreerides, et soovite täielikult iseseisvat Eesti Vabariiki, 1918 rajatud Eesti riigi järglast. Tänu teie otsusele võisime äsja tähistada Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva. Vastasel juhul oleksime vaevu 29-aastane uus riik Nõukogude tegelikkusest võrsunud kodanikkonnaga. Kas oleksime siis NATO-s või Euroopa Liidus, see jääb endale mõtelda. Ja võiks öelda, et selle asemel, et 30 aastat pärast neid sündmusi ikka väiklaselt jagelda, milline liikumine oli õiglasem või tähtsam iseseisvuse taastamisel, oleks mõtet analüüsida Eesti lähiajalugu just kodanike alternatiivide kujundamise seisukohalt. Selles osas on eestlastel olla põhjust uhke sõna kõige paremas tähenduses. Sõltumatud välismaised uurijad on reeglina vaimustuses, milleni üks väike rahvas suutis 4-5 aastaga jõuda. Saavutada mitte pseudoiseseisvus sõltumatute riikide ühenduses, vaid täiemahuline riiklus. Taas luua rahvusriik, valmistades ette selleks rahva absoluutse toetusele rajanev õiguslik vundament. Teostada kogu pingeline protsess rahumeelselt, vägivallatult, ilma vihapursete kättemaksu ja etniliste kokkupõrgeteta. Kõik see oli võimalik. Eestil oli õnn vältida Bosnia saatust. See, et sõltumatu riik taasloodi ühegi ohvrita tsiviliseeritult ja rangelt rahvusvahelise õiguse alusel, on kõrvaltvaatlejale midagi uskumatut. Täna on meie kohus ja võlg ajaloo ees sellisele tulemusele jõudmist tõsisemalt uurida ja väärtustada. Meie rahval on midagi ainulaadset, mida hinnata. Ja täna on ka Eesti riigi kohus ja võlg Eesti rahva ees sellisele tulemusele jõudmist teadvustada. Me täname peaministrit, et aitas kaasa ja meie valitsust, et aitas kaasa tänase pidupäeva korraldamisele. Aga Eesti Kongressi järgmist juubelit pole paljudel meil võimalik enam maises eksistentsis tähistada. Täna anname selle pärandi peaministri vahendusel üle Eesti Vabariigi riigivõimule. Õigusjärgselt taastatud Eesti Vabariigi asi on nüüdsest peale selle pärandi eest hoolt kanda, eriti seda kooliprogrammides meie nooremale põlvkonnale tutvustada. Lauri Vahtre ütles Eesti Kongressi valimispäeval 31 aastat tagasi, et tollal oli Eesti Vabariik alles imaginaarne. Ta rippus Eesti maa ja rahva kohal nagu valge pilv, mida võis küll näha, aga mitte veel katsuda. Teie, Eesti kodanikud, tõite oma valikuga selle valge pilve maha meie ellu. 102-aastane Eesti Vabariik on muutunud igapäevaseks reaalsuseks. Hoidkem ja väärtustagem seda. Hoia Jumal Eestit. Kõik läheb omasoodu, nii on määratud. Kõik võivad ümber sündi oodata ja loota.
sa vääratud vaid siis, kui oli millelt. Ma küsin hingamiselt, vaikuselt ja lillelt. Ma kuulen hinga, ole, vaata, kuula, oota. Kõik läheb omasoodu, nii on määratud. Me sees on võimalused, nad on määratud. Kõneleb Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas. Austatud Riigikogu esimees, väga austatud Tunne Kelam, auväärne peapiiskop, head Eesti Kongressi ja Eesti komiteede liikmed, auväärt kuulajad. Ma tänan selle suure au ja võimaluse eest täna siin olla. 1990. aasta 24. veebruaril toimusid Eestis omaalgatuslikud ning meie enda initsiatiivile toetunud Eesti Kongressi valimised. Rahvarohked ja vabad, tuhanded inimesed nägid valimiste õnnestumiseks tohutut vaeva oma südametunnistuse nimel ning ühiskondlikus korras. Samamoodi oli seda tööd tehtud juba mõnda aega Eesti Vabariigi kodanike komiteede liikumise algatamisel ja selle edasiviimisel ning sadade tuhandete inimeste Eesti Vabariigi seaduslike kodanike ja taotlejatena registreerimisel. Sirje Kiini kogumikus Eesti Kongress, nii nagu see oli, on avaldatud Virve Osila meenutus, kuidas mõnel pool Eestis olid valimised lausa nii vabad, et toimusid ruumide puudusel lahtise taeva all. Näiteks Sillamäel, kus linnavõimu aktiivsest vastutegevusest hoolimata või suisa sellest tingituna
tulid üha uued ja uued inimesed pikkadesse järjekordadesse endale kodaniku ja kodakondsuse taotleja kaarte saama ning Eesti Kongressile esindust valima. Esimesel päeval seisis kogu valimisaja urni kõrval 80-aastane Sillamäe-Lanna Pauliine Laar, kes jälgis, et keegi ei saaks pahatahtlikult valimiskasti sisu rikkuda. Tsitaadi algus. See on ainus, mida mina veel Eestimaa heaks teha saan. Tsitaadi lõpp olevat ta öelnud. Ma usun siiralt, et see ei olnud esimene ega viimane asi, mida vanaproua Eesti heaks teha sai ja tegi. Aga tema sõnad annavad vankumatut tunnistust, milline oli toona tavaliste eestimaalaste vaimustus ja vaimuseisund. Nagu Tunne Kelam on selgitanud, ei võideldud toona ühegi rahvuse kui sellise vastu, vaid kutsuti kõiki ühinema totalitaarse süsteemi asendamisel rahvuste võrdõiguslikkust võimaldava demokraatliku ühiskonnaga. Auväärt kuulajad, toona, nagu ka hiljem, ei olnud Eestimaa inimestel alati üheselt selge, mida ja kuidas täpselt teha, et jõuda vaba Eesti ideaalini. Seepärast sündis ka erimeelsusi, aga see ideaal oli siiski üks. Nüüd, 30 aastat hiljem, näeme ja saame tunnustada nii kodanike komiteede liikumist kui Eesti Kongressi ning selleks teoks saamise panustanud Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Parteid ja Eesti Kristlikku Liitu. Samuti võime olla väga tänulikud paljudele teistele rahvaalgatustele ja liikumistele ning rohketele inimestele, kes pingutasid nii kodu kui välismaal Eesti eest, et meie valikud oleksid nende tegemise ajas õiged ning kõige kõrgem eesmärk täituks. Need kõik olid julged, tublid naised ja mehed, kes tõid Eesti riigile taas iseseisvuse ning aitasid ühendada meie oma riikluse katkenud keti järjekestvuse alusel. Nagu ütles õpetaja, kodanike peakomitee liige ning hilisem Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Jaan Kiivit oma Eesti Kongressi esimese istungjärgu avapalvuses, siis peab igal inimesel olema unelm, suurem ja puhtam kui see, mis olemas on. Osunduse algus, ainult kõrgema nimel oleme valmis enese ületamiseks ja enese ohverdamiseks, unustama iseksuse ja erahuvid, nägema kaugemale ja olema tugevad. Osunduse lõpp. Ma soovin, et meil kõigil jätkuks ka tänasesse päeva ja praegusesse aega ühiseid kõrgeid eesmärke, leplikkust, koos tegutseda ning vankumatut soovi toimetada terve Eestimaa heaks. Soovin teile kõigile südamest ilusat Eesti Kongressi 30. aastapäeva, jõudu Eestile! Kõneleb Slovakkia Vabariigi peaminister aastatel 1998 kuni 2006 ja Martensi keskuse president Mikuláš Čurdina.
dear Prime Minister Ratas, dear Foreign Minister, Your Excellency Archbishop Vilma, my dear friends, Tune Kelam, Trivimi Veliste, ladies and gentlemen, excellencies, dear friends. It is a great pleasure and honor to get this opportunity to join you, to remind and celebrate the most important milestone in the modern Estonian history. Restoration of your national and state independence, but also the beginning of your political, economic, and societal reform that led Estonia to the West, but also Europe to its reunification. I thank you very, very much for being invited. The end of the 80s and the beginning of the 90s represent a real milestone for all countries and nations of the former Soviet Empire, but also for Europe, and I would say for the entire world. It was so for Estonia, but it was so also for my home, Slovakia, at the time a part of the Czechoslovak Federation. It is so also for the other Eastern and Central European countries. I believe it is very natural to ask ourselves these days, 3 decades after these profound changes, as we are confronted with many unprecedented challenges. What was it we wanted? What did we long for 30 years ago? What did we declare during the peaceful mass protests, movements, manifestations in our squares 30 years ago? Despite different circumstances, historical heritage, national specificities, we all wanted, in principle, the same things. First of all, we wanted to trade communist dictatorship and tyranny for freedom. For freedom in the broadest sense. We promised that we would push freedom not only into the political system, not just into economic and business environment, not just into education and culture, but above all to give freedom to our ideas, plans, and visions. We also promised to spread love, understanding, mutual respect and decency instead of hatred and intimidation. That we would assign responsibility to freedom. We learned a new concept, values. We began to learn to understand this concept. We tried to grasp it and start working on it. Well, we promised to break out of isolation and enter Europe, physically, politically, culturally. We promised to be integrated into the Western community, a group of mutually shared values. My view at the present tells me that the fundamental ideals of our people's movements 30 years ago have been fulfilled. The former post-communist countries are today full-fledged members of NATO and the EU, including Estonia, including Slovakia. We can be proud of that. But at the same time, I have to admit, in all honesty, sometimes it seems to me that there is not a lot to celebrate.
It seems to me that even after 30 years of our journey have passed, we are much more divided than united in Europe, but also inside our communities. It seems to me not seldom that we are more frustrated than enthusiastic. Why? Mainly, I think, it is because we have not grasped freedom for the right end. For many, freedom has become the means of individual promotion at all costs, within the bounds of the law, but without consideration for its authority. Many of us started catching up too fast, regardless of the surroundings and the consequences of our actions. We plunged into the prey that had been hiding from us for more than 4 decades. We began to glorify consumerism, becoming not only individualists, but also egoists. We have forgotten values and often decency as well. We wanted to open ourselves to the world, but we began to close out our neighbors. We wanted to abolish the Iron Curtain, which divided us from Europe. But around the lavish dwellings, we began to build our small, individual stone curtains. And so hatred replaced the envy and frustration of many. Moreover, the space of freedom has been overrun with too much information, and recently by fake news, misinformation, and propaganda. On the other hand, political correctness has emerged, often masking a real goal: to maintain or gain power. So, my dear friends, significant anniversaries are a great opportunity for renewing promises. Well, let's go back to the mass movements of 30 years ago as to a spring from which we can draw. Above all, let us make a promise to the strength of the years to come, during which our Western community, with us in it and with it, must do so much in protecting our security, but also the environment, in reforming our economies, but also the Eurozone, in dealing with the pressure of migration, but above all, in protecting our shared values, in protecting our way of life. There is also a duty to help those who still don't live in freedom and long for their own rahva vabalus, regardless of whether they are people in or outside our European neighborhood. Finally, no matter how complicated our present may seem, it is great that we can live it. It is up to us how we handle it and what tomorrow we prepare for ourselves and mainly for our children. We owe this also to the bravery of the men and women who were able to resist the communist regime and, with belief in liberty, sacrificed their lives. It seems to me that the real importance of the events 30 years ago is to understand that however important historical movements are,
our daily commitment and efforts remain crucial. May the message of the events 30 years ago strongly encourage us to that determination. Thank you very much.
Head inimesed, Vabariigi president oleks pidanud siia saabuma otse lennukilt, kuid ta osales konverentsil, mille 2 osalennul tuvastati koroonaviirus. Riigipea palub ennast vabandada ning vastutustundlikult käitudes otsustas ta tänasel pidulikul üritusel mitte osaleda. Ma loen ette Vabariigi presidendi tervituse Eesti Kongressi 30. aastapäevaks. Austatud sõbrad, me liigume loogeldes loojangu poole. Me mõõdame päevaga määratu tee. Me liigume loogeldes loojangu poole. Me süda on rahul, meid rõõmustab see, et loojangu kannul käib noorendav hommik, et hommikust algab uus päikesetee. Nii kirjutas hilisem Eesti Kongressi saadik Hando Runnel okupatsiooniaja õhtuhämaruses, pea 10 aastat enne Eesti Kongressi kokkutulemist Estonia kontserdisaalis. Majas, kus olid toimunud meie riigi loomise olulised sündmused, siin oli koos käinud Eesti Rahvakongress ning 1919. aastal alustas tööd Asutav Kogu, hakates rajama juriidilist alust Eesti riigile, meie esimest põhiseadust. Loojangule järgneva hommiku meeleolu oli siin Estonias ka 70 aastat hiljem, kui Eesti Kongress hakkas taotlema okupatsioonide-eelse Eesti riigi taastamist õigusliku järjepidevuse alusel. Kodanike kaudu oli meie riik kestnud läbi kogu okupatsiooni aja ja poole sajandi pikkuse vaikioleku järel olid Eesti Vabariigi kodanikud nüüd end taas teatavaks teinud. Meil ei olnud veel taastatud oma riiki, kuid meil oli kodanikkond, iseseisva riigi üks peamisi tunnuseid. Kongressi valimistele eelnenud kodanike registreerimine, see esmapilgul võimatuna näiv ja niivõrd ainulaadne kodanikualgatus, aitas inimestel üle saada kõigist nendest Vene aja hirmudest ja kõhklustest. Igaüks asus nüüd ju oma nimega Eesti vabaduse taastamist toetama ja ühtlasi loodi sellega taas kodanikuks olemise tunne, vaba ja demokraatliku riigi üks aluseid. Ning mis samuti oluline, kaasatulemise võimalus anti ka neile, kes ei olnud sünnijärgsed kodanikud, kuid kellel oli tahe saada vaba Eesti kodanikeks. Okupatsioonivõim polnud Eestist küll veel kadunud, aga meie inimesed tunnistasid ta koos kodanike komiteede ja Eesti Kongressi valimistega läbi selle tühjaks. Muidugi ei tegutsenud kodanike komiteed ja Eesti Kongress väljaspool oma aega ja sellel kõigel oli oma eel- ja järellugu. Fosforiidisõda ning muinsuskaitseliikumine, MRP, AEG ja Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei, Vabadussõja ausammaste taastamine, Eestimaa rahvarinne, öölaulupeod ja Balti kett, uus valitud ülemnõukogu, toona tegutsenud erakonnad. Kõigil neil oli väga oluline roll ning oma koht sellel teel, mis päädis iseseisvuse taastamisega augustis 1991. aastal. See oli kõigi nende liikumiste ühine ettevõtmine ja kõigi meie ühine võit, kuid Eesti Kongress aitas hoida meie sihi selgena. Head sõbrad, mõned nädalad enne Eesti Kongressi valimisi tegid mitmed tuntud Eesti kultuuritegelased avalduse Püha eesmärk, Eesti Vabariik, milles toetati Eesti Kongressi valimisi ning mis algas sõnadega. Me oleme vabanemas sallimatuse ideoloogiast, mis meid on ahistanud okupatsiooni aastatel, ega soovi, et tuleviku Eestis oleks kohta sallimatusel teisitimõtlejate vastu. Selles lauses on kokku võetud see, mis totalitaarses ühiskonnas elanutele oli eriliselt oluline. Mõistmine, et vaba Eesti saab olla vaid demokraatlik õigusriik,
kus austatakse kõigi vabadusi ja arvamusi. See tõekspidamine andis sihi kongressile ja hiljem taastatud riigile ning just see tegi võimalikuks meie ühinemise vaba maailmaga, kus peetakse oluliseks demokraatiat, kodanike õigusi ja õigusriiki. Nagu siis võivad ka täna paljud ohud tulla meie endi hulgast. Seetõttu peame meeles hoidma, et inimeste õigused ja vabadused võivad kaduda vaid mõne valikuga, mis ei lähtu demokraatlikest väärtustest. Vaid koos, nii nagu 30 aastat tagasi, saame seista tänagi ühiskonna eest, mis on vaba sallimatusest. Eesti Kongress oli meie demokraatia järjepidevuse edasikandja. Hando Runnelit korrates, et loojangu kannul käib noorendav hommik, et hommikust algab uus päikesetee. See tee on ainult meie käia ja ainult meie hoida. Suur tänu teile kõigile! Süda, mis sa muretsed, mis sa ennast kurvaks teed, karkleb hinga nõderne, oh mis vaene leinad veel. Süda, süda, mis sa muretsed, mis sa muretsed. Mis sa teed, ehk küll kõik mind jätavad, sa
mis on see luuletaja luule? See on, kui mõtled elule ja millelegi muule. Mis on see inimese osa siin laias ilmas? End mitte ära magada, pea seda silmas. Suur tänu teile kõigile. Me palume nüüd kongressi liikmetel tulla lavale pildistamiseks, asetuda neile kooriastmetele, kõigil kongressi liikmetel, aga teistel on võimalik teha fotomälestus kassade juures asuvas fotokastis. Valgusten ukse taga. Nii on. Siis kestab vaheaeg ja pärast vaheaega olete kõik oodatud Jaan Kolbergi dokfilmi Rahva vabadus linastusele. Aga veel kord, kongressi liikmed, palun koguneda lavale astmetele pildistamiseks. Aitäh Eesti Rahvusringhäälingu portaali vaatajatele, kes te jälgisite kontsertaktus siit Estonia kontserdisaalist Eesti Kongress 30 ja kõik head huvilised, vaadake kindlasti ka täna Eesti Televisiooni kell 17.00, kui hakkab saade, kus näete Eesti Kongress 30 ajaloolisi meenutusi ja sellest kontsertaktusest olulisemaid hetki.